Tere taas, et pole pikka aega näinud ja kõigil üks lehva. Et meil on hea meel, meil on kätte jõudnud kevad, võib-olla ei ole aru saada täna silma järgi, aga kevad on saabunud ja teeme meie selle aasta esimese autovideo. Ja mõtlesime, et teeks siis midagi teistsugust, midagi huvitavat. Ja kuna ma olen alati olnud seisukohal, et hoobiautondus võiks olla mingi selline tegevus, mida võiksid kõik või vähemalt enamus viljeleda, siis mõtlesime, et esimene video võiks olla autost, mis oleks siis nii-öelda kättesaadav enamus huvilistele. Ja vaatasin ka meie vanemaid videosi, siis tõesti täheldasin, et need autod on olnud kõik hinnaklassis, mis on vähemalt reeglina 5-kohalised. Lisaks ka kõik need remondi hoolkulud, mis kaasnevad näiteks kas või V12 mootoritega autoga ja loomulikult jooksvad kulud, et kas või bensiinikulu, kütusekulu, et tahad minna perega Tartusse, Pärnusse, siis selline V12 mootor vähemalt 10 sääle, võib-olla ainult mäest allasidest vähem. Seega seadsimegi endale nii-öelda siis 4 tingimust, et see auto, millega me täna alustame, hooaega avame, esimene autovideo, et esiteks ta oleks soetatav eelarvega kuni 500 eurot, teiseks, et selle hooldamine remont ei viiks kedagi pankrotti ja kolmandaks, et iga kord, kui sa seda autot tangid, ei tekiks pisar silma. Ja meil oli ka tegelikult 4. väga oluline tingimus, et kuna me räägime siis ütleme, et kas siis klassikust või noorklassikust, et tegelikult võiks öelda, et iga auto, mis on viisakalt säilinud ja vähemalt 20 aastat vana, on selleks kas või Nissan Almera, et tegelikult on tegu noorklassikuga, aga tihti nende autode puhul kaasneb see, et kui sa autot kellegi tutvustad, sul läheb ikka omajagu aega energiat, et ära põhjendada, miks on noorklassik. Ja seekord tahtsime valida sellise auto, mille puhul on selgelt aru saada kohe, et tegu on noorklassikuga. Ja see auto, siis, mis kõik need 4 tingimust täitis, on meie selle aasta esimene külaline Jaguar S-Type. Jaguar on väga pikalt, et on tegelikult olnud alates siis 70. aastate algusest, ligikaudu 30 aastat, nii-öelda 2 mudeli tootja. Saada oli siis valikus kas siis XJ ja siis selle kõrval mingi siis GT-klassi auto. Et täpsemalt rääkides, eks ole, oli siis selle perioodi saada kas siis XJ siis mudel seeris 1, seeris 2, seeris 3, XJ40, X300, X308. Ja vastavad nii-öelda siis need GT-klassi autod olid siis kas Jaguar E-Type, Jaguar XJS või Jaguar X8. Et kuna ma ise olen väga detailides kinni, siis oleks veel aus ära mainida, et oli ka paar muud mudelit, mida Jaguar tootis, aga see oli siis mõlemad olid supersportautod. Üks oli Jaguar XJ220, mida toodeti ainult vist 282 tükki ja teine oli siis Jaguar XJR15, mida Jaguar tootis koostöös Tom Walkinshaw Racinguga ja seda toodeti vist ainult 53 tükki. Et kui nüüd need 2 asja välja jätta, erandid siis jah, Jaguar alati olnud siis see ajaperiood olnud siis nii-öelda 2 mudeli tootja. Küll juba Jaguar ise varasemalt oli huvitatud, et saaks tootmisega ühe natuke väikse mudeli, mida saaks nii-öelda siis rohkem määral müüa ja mis tooks rohkem raha sisse, aga kuna need võimalused olid väga piiratud, siis see vaid idee tasandil jäigi. Kuid 90-ndateks aastateks oli Jaguar läinud Fordi omandisse ja pärast seda olid nii-öelda saadavale ressursid, millest Jaguar ei osanud varasemalt isegi unistada. Ja ka Fordi enda loomulikult soov oli see, et saaks tootmist laiendada ning tootmisse juurutada mingi siis natuke odav mudel, mida siis märgatult rohkem müüa kui senist mudeleid. Ja selleks mudeliks siis saigi Jaguar S-Type. Kuna Jaguar oli tollal tootja, kes oli väga kinni traditsioonides, siis nende soov oli see, et see uus mudel oleks selgelt ja arusaadavalt Jaguarilik. Ja väidetavalt oligi esimene mõte neile, et anda talle siis selle uuele mudelile siis nii-öelda XJ-lik disain, aga sellest loobuti. Ja ma täpselt ei tea, mis põhjusel sellest loobuti, aga ma pärast korra arutan natuke sel teemal, kas see
oli hea mõte mitte sellest loobuda. Ja siis hakati otsima alternatiivi, et mis siis võiks olla see disain, et uuele mudelile anda. Ja kuna siis nii-öelda oli kõige mõttekam oli vaadata tagasi minevikku ja siis tegelikult jõutigi väga loogilisele järeldusele, et kuna nii-öelda siis see X-Shot-ilik disain, see siis jäeti kõrvale. Teine nii-öelda väga siis tuntud disainijoon on siis see, mis on pärit Jaguari E-Type'ilt, kuid loomulikult see ei saanud loosi minna, kuna see nii-öelda see disain käib kokku kaheukselise autoga ja muideks selle disaini oli just mõned aastad varem saanud ka uus Jaguar X8 ja seega tegelikult jäi lauale ainult siis nii-öelda kolmas variant ehk siis see algne Jaguar S-Type, mida siis toeti 60-ndatel. Ja tegelikult selle S-Type'i disain pärineb tegelikult siis mudelit hoopis Mark 2 ehk MK2 ehk siis nii-öelda selle S-Type'i eelkäija, kuigi need vahepeal toodeti ka koos paralleelselt. Ja lubasin nüüd korra tagasi tulla selle juurde, et kas see mõte, et anda selle uuele autole siis nii-öelda antud juhul siis see otsus, et see mitte anda sellele autole see X-Shot-ilik disain, kas see oli hea või halb? Et kui vaadata neid varemaid Jaguar X-Shot põlvkondasi, siis nendega on see tore lugu, et mina isiklikult ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ütleks, et autod ei ole ilusad. Et nii palju, kui on neid inimesi, kellega ma olen kokkupuutunud sel teemal arutanud, rääkinud, rääkimata kõik muud arvamused, kõik ütlevad, et klassikaline X-Shot on väga ilus auto. Ja põhjus ongi selles, et tegu on niisuguse sihvaga autoga, pikk, madal ja nii edasi, et proportsioonid on väga hästi paigas. Aga sellega tuli kaasa ka see halb omadus, et tegelikult ruumikus oli see, millega X-Shot ei hiilanud ja eriti probleem oli pearuum, kuna auto oli madal. Ja oli selge see, et 90 lõpus enam sellist lähenemist ei saa kasutada. Ja kes nüüd vaatab viimast seda X-Shot Jaguari, mille oli veel niisugune traditsiooniline välimus, ehk siis X350, seal on nagu näha, et sellele autole anti selle Jaguar X-Shot-ilik disain, aga katust nii-öelda kõvasti tõsteti kõrgemaks. Ja et kuigi see auto näeb jätkuvalt, ütleme, et kena välja, ei ole ta kahjuks nii kena kui vanemad mudelid. Ja kui nüüd mõelda seda, et S-Type on klass väiksem auto, ehk siis välismõõtmeid oleks pidanud nii-öelda siis pikkust oleks pidanud nii-öelda vähendama, et siis need proportsioonid, mis muidu olid väga hästi paigas, oleks veel rohkem nii-öelda siis paigast ära ja see tulemus ei oleks olnud nii kaunis, kui oli see, mida inimesed olid nii-öelda juba saanud nautida vanemate X-Shot põlvkondade näol. Ja veelgi parem näide on võib-olla siis siin see Jaguar X-Type, mis tuli turule mõned aastad pärast S-Type'i, et sellele autole otsustas Jaguar anda ikkagi X-Shot-iliku välimuse, aga see auto on nii-öelda klass väiksem kui S-Type, 2 klassi väiksem kui X-Shot ja seal on nüüd selgelt näha see, et katus on üks natuke kõrgem, et oleks pearuumi, samas auto pikkus on lühike ja see auto näeb välja üsna kentsakas. Et jah, inimesed ütlevad, et on mõne arvates on see auto ikkagi nagu kena, kuna tal on see X-Shot-ilik välimus, samas vähemalt sama palju neid, kes ütleb, et see auto ei ole ilus vaadata silmale. Ja ma ei oska ise nagu seisukoht võtta, et teatud nurga alt vaadates on X-Type on ilus, meeldib mulle, aga enamalt on jah, et ikkagi tundub kuidagi see välisdisain niisugune kokku pressitud ja liiga punnis. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et Jaguar tegi õigesti, et S-Type'i puhul valis teistsuguse lähenemise ja ka muidugi S-Type'i puhul on see, et arvamused lähevad kahte leeri, et kes ütleb, et tegu on ilus auto, kes ütleb, et võib-olla mitte nii väga ja viimast hulgas on eelkõige just neid, kes on nagu võib-olla harjunud vanemat X-Shot põlvkondadega, kuid Jaguari jaoks oli oluliselt 3 asja. Esiteks, et oleks stiilne, see uus auto. Teiseks, ta oleks britilik välimus ja kolmandaks, et ta oleks selgelt äratuntav Jaguarina ja kõik need 3 eesmärki said täidetud, nii et seega võib öelda, et Jaguar ikkagi tabas märki selle S-Type'i disainiga. Ja rääkides siis veel S-Type'i disainist, ma tooksin välja mõned huvitavad detailid, mis jäävad silma. Et kuigi, et Jaguaride puhul on saanud tavaks, et 4 esimest ümarat tuld, siis erinevalt siis X-Shotist, millel oli siis nii-öelda see iluvere pikk ja horisontaalne, on S-Type'il püstine, ovaalne ja vertikaalne.
Siis liigume võib-olla kõrvale, ka üks huvitav nii-öelda sõna otseses mõttes disainijoon. On näha siin külgjoon, mis läheb siis mööda keret, ilusti siit ukselinkide alt kuni taha otsa välja. Ja kolmas võib-olla huvitav asi ka, et mis kindlasti nii-öelda annab selle S-Type'i isikupära juurde, on S-Type'i tagaosa. Et ümar katusjoon ja väga huvitav disainiga tagatuled. Ja siin on muidugi, et ma mainin ära, et oli siis sellel S-Type'il oli 2 facelifti. Et esimene facelift oli aastal 2002, kus muudeti interjööri, armatuurlaua keskkonsooli kujundust ja teine facelift oli aastal 2004, kus muudeti ka natuke auto, mujalt ka, aga eelkõige natuke auto tagaosa, uued tuled ja nii edasi. Et ütleme, et kellele võib-olla see disain ei ole nii meeltmööda, et siis võib vaadata saada teise facelifti mudelit. Nii, aga olles nüüd istudes Jaaguris sees S-Type'is, esimene asi, mida kindlasti kohe hakkab silmadel kõigile, on see, et siin on säilinud õnneks väga ilus jaagurilik interjöör. Et palju puitu igal pool ja nahka ja kõik on niuke väga maitsekas, väga britilik. Ja kuna ma tean, et on olnud diskussioone selle üle, et kas tegu on ehtsapuiduga mitte, siis ma võin öelda, et tegu on ehtsapuiduga. Et kuna lihtsalt see ilus lakikord on lihtsalt sedavõrd paks, et siis ta võib-olla sellise küsimus tekitab, aga tegu on ehtsapuiduga. Et nagu ma korraga juba jõudsin mainida, et kui S-Type tuli turule, siis algus oli tal natuke teistsuguse kujundusega armatuuride keskkonsool. Ma ütlen niimoodi, et mulle see esimene variant päris meeldis, ta oli stiilne, aga tegelikult enamus inimesel on arvamusel, et see siis nii-öelda see facelifti ka kaasa tulnud variant aastal 2002 ja edaspidi, et see on kaunim. Ja ma mõistan nende seisukohta, et tõesti see on ilus. Et tegelikult isegi istub selle autoga nagu paremini kokku ja jätab võib-olla kvaliteetsem mulje. Ja nagu kombeks me teeme iga autoga ära ka selle tagaistumise testi, samuti ka S-Type'i puhul. Ja ma ütlen seda, et siin on tõesti väga mugav istuda. Ja miks ma seda ütlen, eraldi rõhutan, toonitan, on see, et mul oli aasta tagasi oli vahepeal selline periood, kus ma olin väga kriitiline nii-öelda siis selle istumisasendi mugavuse osas. Ja kuna esistmetega oli tihti lihtsam, neid sai nagu seadistada, siis tavaliselt tagaistmete puhul oli alati nagu suur küsimus, et kas ma saan sinna nii-öelda ennast mugavalt sisse seada või mitte. Ja ma mäletan, ma juhuslikult kunagi sattusin ühe S-Type'i tagaistmele ja ma kohe tundsin, et kuidas mul oli nagu väga hea, et ma tundsin, et see on täpselt selline iste, mis nagu on väga mugav ja tõesti, mul jätkuvalt, et see on väga mugav, et see kõik see kalle ja kõik see istme nii-öelda kõrgus on väga-väga okei. Ja lisaks sellele istumisasendile on nagu näha, on mul ka siin veel piisavalt pearuumi. Et meil oli enne jutt, et kui see S-Type oli nii-öelda loomisel, et S-Type'i disain, et üks eesmärk oli see, et oleks pearuum paigas, et auto ei saa olla liiga madal. Et sealt tulenevalt siis oli üks põhjus, miks just selline disain autole sai valitud Jaaguri poolt. Nii et väga mõnus. Ja me näitame ära ka, mis on kassil kõhus ja selle konkreetse auto nii-öelda eripära see, et siin on V8 mootor. Et S-klass oli saada kas siis V6 mootoritega, algus oli 3-liitrine, hiljem lisandus ka 2,5-liitrine ja oli saada alus ka kohe V8 mootoriga ja mis oli 4-liitrine. Aga siis selle esimese facelifti käigus mootori töömahtu suurendati ja ka selle autol on 4,2-liitrine V8. Ja lisaks lisandus ka kompressoriga variant, mida sai sportmudel S-Type R. Ja teise faceliftiga aastal 2004 lisandus ka 2,7-liitrine diiselmootor. Et kui rääkida Jaaguride sõiduomadustest, siis Jaaguride on alati olnud väga niisuguse isikupäraste sõiduomadustega. Et kas või kui oleks nii-öelda siis jutuks mugavus, siis Jaagurid ei ole kunagi olnud sellised õõtsuvalt pehmed, kuid samas on nad väga hästi saanud hakkama kehvade teedega. On need augud, on need mingisugused mügarad, ebataasused, et nad on suurepäraselt saanud hakkama ja mina ütleks niimoodi, et just nimelt need vanemad X-ed põlvkonnad, et nad on selles olukorras olnud tipptase. Ja see on otseses mõttes tipptase, et mina ütleks, nad on paremad kui näiteks kas või Rolls-Royce, eks ole, rääkimata mingist S-klassi Mercedest ja nii edasi. Et ainuke auto, mis mulle praegu tuleb meelde, mis on, ütleme, niisuguse kehva teega nii hästi hakkama saanud,
kui need vanemad X-ed põlvkonnad on Peugeot 604. Aga ja teine asi on muidugi Jaguari juhitavus, mis on ka nagu olnud huvitav, et nad ei ole kunagi olnud väga niisugused teravajõudlusautod, et niisugused järsud kurvid ja pole kunagi olnud nii-öelda siis nende Jaguaride pärusmaa, aga samas just niisugused, nagu mina ütlen, et niisugune britilikud kõrvalmaanteed, et kus on natuke niisuguseid künkaid ja laugeid kurve, et need on selline keskkond, kus siis nad väga hästi see Jaguari juhitavus sõiduomased toimivad. Ja eks see oli ka võib-olla eesmärgiks, mida taheti saavutada S-Type'iga. Et kui kes iganes, kas ta oli siis Jaguari varasem klient või oli uus klient ja võib-olla proovis siis võib-olla ka mingid muud Jaguari mudelit, et ta saaks kohe aru, et tegu on Jaguariga. Nii et ma nüüd S-Type'iga sõitma asume, siis vaatame, kuidas on siis S-Type puhul see õnnestunud. Et nagu öeldud sai, oli S-Type täiesti uus auto Jaguari valikus ja ta tegelikult ei, kui näiteks X8 kasutas XJS-i põhja mingil määral ja need senised XJ Jaguarid mingil määral põhiliselt ka nagu oma eelkäijal, see S-Type on täiesti uus mudel ja see põhiplatvorm, see kandis nime TE2B98 ja tänu nii-öelda Fordile oli see nagu võimalik selline platvorm toota ja see platvormi kasutas ka tegelikult Lincoln LS ja Ford Thunderbird. Et kui ma tean, et on jutuks tulnud see, et Jaguar X-Type ehk siis klass väiksem mudel, et kui see nii-öelda kasutas, põhines mingil määral Ford Mondeo platvormil, et see oli võib-olla natuke piduriks mõnede jaoks siis see konkreetne platvorm, et siin puhul ei pea nii kirjutama, et nii Lincoln LS kui ka Ford Thunderbird on mõlemad head autod. Nii, et olles nüüd selle S-Type'i roolis, et tuleb ka tagasi, et kus autoga sõita on. Meil on õnneks niisugune hea kurvine lõik ja nagu oodatud sai, S-Type jääb kinni oma lubadusest sõita väga hea. Et nagu ikka, Jaguari puhul püsib hästi teel, kuigi see tee on meil natuke niisugune konarlik, auto on mugav, midagi ei raputa, auto ei kaldu, et kohe tuleb niisugune mõnus S-kurv siin. Et kõik see, mida Jaguari puhul sai oodatud, peab paika ja peab paika ka antud S-Type'i puhul. Et jah, et S-Type'i puhul samuti, et nagu ka XJ puhul, X8 puhul, et see auto ongi nagu loodud, mina alati ütlen, et niisugused britilikud kõrvalmaanteed, et nendes olukordades nagu kõige paremini tuleb esile. Nii et kõik see, mis läbi sõiduomaduste juhini jõuab. Ja kuna see auto on meil ka nii-öelda V8 mootoriga, et liigub ka meiselt. Ja ma enne unustasin tegelikult üks väga oluline asi, mis ma tahtsin veel öelda, aga et interiori kohta, et on nagu hea, et üks parimat kooslusi, et see niisugune puit koos heleda sisuga. Et see on alati üks asi, mida tuleb jälgida ka S-Type'i puhul, et see on maitse asi muidugi, aga ma olen tähele pannud, et need heleda sisuga S-Type'id on alati mõjuvad avaramalt ja kuidagi kõik see mulje on nagu kvaliteet. Ja ma teen veel ühe küsitluse ka nii-öelda oma kaameramehele, et kuna mina nagu juba kiitsin, et S-Type sõidab väga hästi, sõidab nii, nagu üks Jaguar sõitma peab, aga ma nüüd küsin oma kaameramehe käest, tema on alati mul siin kõrval olnud, et oleme me siis XJS-iga sõitnud, Daimler Tabels X-ega sõitnud, X8-ga, X-K-ga sõitnud. Ja võib-olla mõni Jaguar on mul veel meelest läinud. Et mis tema ütleb, et tema on nüüd sõitnud, et kas tema selle autoga sõites, siin sees istudes, kõik see, mis ta näeb, et kas tekkis Jaguari feeling või mitte või kuidas tema sellele nii-öelda siis reageerib minu küsimusele. Nüüd on vist eelmisest aastast mitu Jaguarit me filmisime. Vähemalt 4. Minust oli XJS, oli meil ju valge, rohelist me ei filminud, oli X8, XK oli, Daimler Tabels X oli meil ka. Võime ka nii-öelda Jaguariks nimetada, kui midagi nüüd ära ei unustanud. Ühesõnaga, jah, 4 tükki. Ja erinevad ajastud. Ja kõikide nende ajastute kohta võib kindlalt öelda, et nagu väga mõnus sõitmine, siuke vaikne. Sa lihtsalt kruisid, ütleme nii, tänapäevases mõistes.
ilma nagu kõrval helideta või mõjudeta või jah, see on siuke, mis mulle võib-olla pähe torkab. Ütleme nii, et kui kes siis tahaks osta nii-öelda endale Jaguari, aga nii-öelda siis natukene siis väiksema eelarve eest, et siis S-Type'i, et mitte ainult minu soovitused, ka siis ma saan kaameravälis ütle pülgalt soovitada, et selle autoga sa saad nii-öelda selle Jaguari feelingu kätte. Jah, kindlasti. Just, aga aitäh sulle. Ja selline sai siis meie siis selle hooaja esimene Drivers Clubi autovideo. Et loodetavasti on seekord huvitav teil vaadata, et võtsimegi plaani, nagu rääkisime, et üks auto, mis on ka nii-öelda siis mõistliku hinnaga, et mõistliku hinnaga osta, mõistliku hinnaga ülal pidada ja mõistliku hinnaga kasutada. Ja see auto on ka müüa, me paneme ka selle lingi üles, nii et kes tahab selle konkreetse ilusa punase S-Type'iga sõita, millel on V8 mootor, mis on üsna haruldane autoturul ja nagu tõin välja ka väga ilusa sisuga, hele sisu, siis saab ühendust võtta juba kas siis meiega või müüjaga otse. Aga aitäh teile!